Nii, tere päevast kõigile või tere pärastlõunat. Välja vaadates peaks ütlema tere õhtust, sest hakkab pimedaks minema, aga halb ilm on. Mina olen Hendrik Roonemaa ja siis juhin, modereerin või katsun ohjata või suunata siis tänast sellist avalikku arutelu või debatti või loenguid või paneeli või kuidas keegi soovib öelda. Me räägime siis AI-st ja õppimisest ja võib-olla laiemalt siis tehnoloogiast ja õppimisest. Seda üritust korraldavad see Eesti AI ja TIHÜPE. TIHÜPE kohta te olete võib-olla rohkem kuulnud, on juba kauem tegutsenud, aga siis tegemist on sellise ettevõtmisega, mis proovib AI-d ja haridust kuidagi kokku siduda nii, et AI-l oleks kasu, haridusel oleks kasu ja eelkõige Eesti lastel ja Eesti rahval oleks kasu sellest. Ja Eesti AI on siis Eesti riigi selline uus projekt tegutsenud juba mõned kuud, peaks ütlema. Aga see on selline suurem ambitsioonikam plaan tegelikult kogu Eesti ühiskonda kuidagi hõlmata AI poolt või panna jõuda Eestis ühiskonnana nii kaugele, et me saame päriselt sellest AI värgist kasu. Me oskame seda rakendada oma isiklikus elus, mida me muide juba oskame eurooplastest peaaegu kõige paremini, aga eelkõige, et me teeks ära selle vahetuse või selle hüppe, et AI saaks kasutusse ka töös või sellisesse produktiivsesse kasutusse. Ja sest meil on erinevad uuringud, erinevad numbrid, mis näitavad, et vot seal võib olla pudelikael, et inimesed küsivad, et ma ei tea, miks mul kurk valus on või mõni küsib, ma tean, kuidas maja ehitada näiteks, aga seda, et kuidas seda päriselt oma tööl kasutusele panna, vot see on Eesti AI selliseid suuremaid eesmärke. Ja seal on neid eesmärke veel. Ühena eesmärkidest me tahame ette valmistada AI kasutamiseks väga suure osa Eesti töötajaskonnast. Me oleme välja öelnud, et me tahame koolitada 100 000, vähemalt siis 100 000 Eesti töötavat inimest AI-d mingil kombel kasutama. Ja see koolitus on selline esimene lüke või selline esimene nõksatus, et teda siis saab igaüks ise uurida. Aga mõte on selles, et me katsume natukene ikkagi vaadata minevikku, meil on head kogemused. Omast ajast paarkümmend aastat tagasi me tegime tigrihüpet ja siis me tegime vaata maailmat ja koolitseme inimesi arvutit kasutama ja siis me tegime ID-kaarti ja me tegime digiretsepti ja kõiki neid asju. Ehk mõte on selles, et Eesti ühiskond on nii parasjagu väike, et meil on võimalik teha liigutusi, mis hõlmavad suuremat osa ühiskonnast. Kui me teeksime seda mingis suuremas riigis, siis näiteks korraldada 200 miljoni inimese koolitamist 1,5 aastaga on keeruline, aga 100 000 äkki saame hakkama. Ja me loodame siis, et need inimesed, kes on läbinud sellise AI müksatuse, on kuidagi valmis rohkem minema esmaspäeval tööle ja vaatama oma asjadele otsa ja küsima, et aga miks me ei tee seda AI-ga või istume koosolekul ja ütleme, et aga mina tegin selle AI-ga. Ja samal ajal teadvustades ise kõiki need selliseid piiranguid, riske ja kõike seda, mida uued tehnoloogiad alati endaga kaasa toovad, kaasa arvatud AI. Me tahame olla, te nägite seda plagu, kõige AI-targem rahvas maailmas. Loodetavasti me selleks saame ja Eesti AI siis ja meie Riigikantseleis näeme väga palju vaeva, et see vastaks tõele ja et see ka niimoodi juhtuks. Aga täna me katsume need kaks asja kokku siduda, ehk siis Eesti AI ja TIHÜPE korraldavad sellist avalikku arutelu sel teemal, et kuidas see AI ja haridus ja õppimine ja alles kasvavad, arenevad ajud siis peaksid omavahel läbi saama. Me teeme seda umbes 1,5 tundi, see formaat näeb välja selline, et meil on 2 esinejat, meil on TIHÜPE teadustiimi juht ja teadlane Jaan Aru ja meil on haridustehnoloogia ekspert ja EdTech Estonia juht Liis Siiroja. Ja nemad kumbki teevad oma sellise sissejuhatuse teemasse lühidalt ja siis meil on siin 3 mõnusat tooli, me istume sinna maha, hakkame arutama selle kõigi üle ja ma väga loodan teie aktiivset sekkumist sellesse arutellu, sest muidu pean mina kõik küsimused välja mõtlema, aga teid on siin rohkem ja teil on palju paremad küsimused kui minul. Nii et ma loodan, et te sekkute sellesse arutelust, sest te käe püsti ja öeldakse, mina tahan ka küsida ja siis te saate mikrofoni ja palun ärge ilma mikrofonita küsige, sellepärast et meil on ülekanne YouTube'is, meid vaadatakse ja siis need lihtsalt ülekande vaatajad ei saa aru, et millest jutt käib. Aga nii palju siis tehnilisi detaile, meil on umbes 1,5 tundi ja et mitte sellest grammigi enam rohkem ära raisata, siis Jaan, sinu kõne, palun. Aitäh. Tere, see kõlab küll imelikult, et kõne. Ma üritan anda paar mõtet selle kohta, mis me oleme õppinud hariduse ja tehisaru kohta ja ma alustan paarist tsitaadist. Alustan ühe Silicon Valley kõige tuntuma
riskikapitali investori Mark Andreesseni sõnadest. See on juba paar aastat tagasi öeldud. Igal lapsel on tehisarust juhendaja, kes on lõputult kannatlik, lõputult kaastundlik, lõputult teadlik ja lõputult abivalmis. See tehisaru juhendaja on iga lapse kõrval tema igal arenguetapil, aidates tal maksimeerida oma potentsiaali lõputu masinaliku armastusega. Mis iganes see ka on, aga te näete, et ta on väga optimistlik selles suhtes, et kuidas tehisaru hariduses rakendada. Ja see esimene sõnum on, et meie eestlased ei tohiks olla liiga optimistid ja liiga naiivsed, vaid me peame olema realistid ja aru saama ühelt poolt, et mis on tehisaru võimalus. Tehisaru on võimalused, aga aru saama ka nendest piirangutest. Ja see esimene suur mõte ongi, et tavakasutuse ChatGPT ei tee õppimist automaatselt paremaks ja lihtsamaks ja ei võimalda meie lastel kohe targemaks saada, sest asi on natuke keeruka. Ja ma loen teise tsitaadi, mis tuleb meie presidendilt, kui ma selle tsitaadi nüüd leian, kus ta ütles väga kenasti seda, et ei ole nii, et me lihtsalt tahame, et tehisaru oleks hästi palju igal pool, vaid ta ütles oma Eesti Vabariigi 170. aastapäeva kõnes kenasti. Tark rahvas ei volita mõtlemist masinatele, vaid kasutab neid oma tugevuste võimendamiseks ja nõrkuste kõrvaldamiseks. Ja see on see, kuhu me peaks suunduma ja mida me tahaks teha, eks? Ja me kogu aeg kasutame tehnoloogiat niimoodi. Näiteks mina ka praegu kasutasin tehnoloogiat raamatut oma nõrkuse kõrvaldamiseks. Nõrkuse kõrvaldamine on see, et mul ei olnud need tsitaadid peas, ja siis ma kasutan seda raamatut. Ja me tahaksime tehisaru samamoodi kasutada. Kõrvaldab nõrkuseid, tugevdab meie tugevusi. Aga jällegi, see ei ole niimoodi vaikimisi või by default. Ei ole nii, et tehisaru automaatselt teeb seda. Vaid tehisaruga, eriti siis tavakasutuse tehisaruga kaasnevad mitmed probleemid. Ma toon nüüd eriti siis kooli ja õppimise kontekstis 2 probleemi väga lühidalt. Esimene probleem, mis tavakasutuse tehisarul on see, et ta teeb lihtsalt vigu. Eks? Nüüd tavaliselt muus kontekstis tuleb kohe vastus, et ta esiteks tehisaru vead vähenevad, mis on õige, ja et inimene teeb ka vigu, mis on ka õige, aga kooli kontekstis, nüüd kui me mõtleme emakeele õpetajast, kes annab emakeele tundi, siis ta teeb emakeeles, eesti keeles ikka väga vähe vigu. Muidugi ma ei tea, mis koolides te kõik käisite ja mis õpetajad te näinud olete, aga isegi nagu seda uuringut mitte tehes on selge, et tehisaru teeb eesti keeles palju rohkem vigu kui eesti keele õpetaja. Ja sama asi on ka matemaatikas, et ehkki see kooliõpetaja, ta võib-olla ei tea laiast matemaatikast nii palju, siis selles, mida ta õpetab, ta teeb vähem vigu, sest mida me näeme, kui me tehisarusüsteemi uurime, nad kasutavad Eesti kooli matemaatikas valesid termineid, mis tekitavad lihtsalt segadust, eks. Teine suur probleem ja võib-olla, mis on isegi suurem probleem minu jaoks kui ajuteadlase jaoks, on see, et mida tavakasutuse tehisaru teeb, on see, et kui õpilane küsib talt mingi küsimuse, olgu siis näiteks, et ma pean kirjutama essee selles või selles aines näiteks, siis tavakasutuse tehisaru ütleb, jaa, väga tore, annab vastuse ette. Ja see alguses tundub väga tore, et nüüd on väga efektiivne ja vastus on olemas, aga mida iga lapsevanem peaks aru saama, on see, et kui tehisaru teeb selle asja lapse eest ära, siis õppimist ei toimu. Sest õppimine pole mitte see, kui sa saad hinde, vaid õppimine on see protsess, mis toimub ajus siis, kui sa üritad ise vastust välja mõelda. Isegi kui vahel ei tule välja, siis see, et sa pusid ja proovid, see ongi õppimine. Nii et üks suuri tehisaru ajastu probleeme on see, et ta tekitab õppimise illusiooni. Samamoodi nagu siin on illusioon meil. Meil on illusioon. Teil on illusioon, et siin on raamatud. Aga siin kohati lihtsalt, ei julge võtta, äkki kukub ära, see on papitükid lihtsalt. Nüüd ma näen, et siin mõned raamatud on ka, aga
aga palju on siin pappitükke, see on illusioon, eks. Ja me tahaksime, et teadmiste ja õppimiste suhtes ei oleks illusioon, et Eesti lapsed, noored, aga ka täiskasvanud päriselt ka saavad targemaks. Mitte on see lihtsalt illusioon, eks. Ja nende mõlema probleemi puhul siis me näeme, et tehisaru mitte ei tee automaatselt asju paremaks ja ei võimenda meie tugevusi, vaid hoopis võimendab meie nõrkusi. Sest üks probleem on see, et kui koolilaps õpib, siis tal on väga raske nagu tehisaru vigu mõista või neid vigu kuskilt aru saada, et seal on viga, eks. Ja teine nõrkus on see, et meie kõikide ajud on natuke laisad ja kui on võimalik nagu lihtsamini ära teha asi, siis me teeme ka seda. Nii et see kõik on lähtepunkt, mis peaks meile ütlema, et tavakasutuse tehisaru ei ole iseenesest koheselt õppimise protsessile hea ja see on siis lähtepunkt, miks koostöös T-hüppega olemegi võtnud teistmoodi lähenemise. Ma ei hakka sellest pikalt rääkima, ehk olete kuulnud ka, aga see tähendab seda, et 10. ja 11. klassi õpilastel on siis loodud teistmoodi tehisaru rakendus. Et kui sa küsid talt midagi, siis ta mitte ei anna sulle kõik vastust ära, vaid ta üritab sinuga vestelda sel teemal, et mis see tegelikult siin, kuidas me seda lahendama peaksime, mida sina juba tead sellest, kui sul on keeruline, siis mida sa juba suudad teha ja nii edasi, võime sellest pärast pikemalt arutada. Tähtis on siis öelda, et see T-hüpe loodi osati seetõttu, et meil oli juba probleem, et õpilased juba kasutasid tavakasutuse töövahendeid, mis, nagu ma ütlesin, automaatselt ei tee õppimist ja mõtlemist paremaks, eks. Ja teine tähtis asi, mida siinkohal öelda, on see, et T-hüpe ei ole nagu ainult õpirakendus, vaid T-hüpe on ikkagi süsteemne muutus. Näiteks me alustasime eelmises augustis ju mitte õpirakendusest, vaid õpetajate koolitusest. Ja see, mis need teadmised ja asjad, mis me anname õpetajale, need peaksid ka võimestama seda, et õpetaja ka koolipingis siis oskab nagu seda õpilast suunata. Aga annan siin siis lõpuks mõned mõtted, et mida iga lapsevanem saab ise teha oma kodus, kuidas oma lapsega arutada ja mida talle öelda. Esimene mõte on see, et otse loomulikult meie Eestis ütleme, et proovige tehisaru, kasutage seda, aga olge teadlikud ka nendest piirangutest. Ja et nii lapsevanem kui ka lapsed saavad aru, et ei ole nii, et tehisaru alati vastab õigesti ja et ta alati on hea. Mul on ükskord olnud publikus üks inimene, kes ütleb, et aga mul ei ole tehisaru kordagi ühtegi asja valesti öelnud, eks. Probleem on selles, et inimesed, kui sa ei saa aru, mis on valesti, siis sul on väga raske ka aru saada, et ta sulle valesti ütleb. Ja on inimesi, kes nad on nii nagu haaratud sellest tehnoloogiast, et nad ei näegi neid probleeme. Ja osad meie lapsed on ka sellised. Aga meie peame olema need, kes ütlevad, et muidugi kasuta. Muidugi me riigina tahame seda kasutada, aga et seal on praegu probleeme. Ja näiteks üks probleem ongi siis see, mida ma enne lühidalt mainisin, et kui see laps laseb kõik oma asjad ära teha tehisarul, siis ta ise vaimselt ei arene. Et kui ta hakkab 8. klassist kõike tegema tehisaruga, siis tema ise vaimselt jääbki 8. klassi tasemele. Sest see vaimne areng ei käi kuidagi mitte lihtsalt ajaga, et inimene muutub vanemaks ja targemaks. Vaid ei, vaimne areng käib läbi selle, et me teeme asju, mis on vaimselt keerukad, mis on vaimselt väljakutsuvad. Ja siin on see tehisaru üks probleem, eks. See üks näide, mis ei ole minu välja mõeldud, aga mida võib siin jagada ja mida, kui ma kooliõpilaste ees olen, ma ka jagan, on see, et me tahame kooliõpilastele öelda, et muidugi tõstuk on väga kasulik asi, eks, aga mitte igas olukorras. Näiteks, kui sa lähed tõstukiga jõusaali ja lased seal raskused tõsta tõstukiga, siis muidugi sa võid seda teha. Aga sul ei peaks olema illusiooni, et sina sellest targemaks saad. Ja samamoodi on tehisaruga, et kui sa kõik asjad teed tehisaruga ära, siis sul on see illusioon, eks. Et sa saad head hinded, sa tead asju, aga tegelikult sa ei tea mitte midagi. Ja seda me ei taha.
ja see, kuidas ma siis soovitan lastel mõelda sellest, et on väike vahe, et kas tehisaru on teener või treener. Ja me tahaksime, et meie lapsed kasutavad tehisaru kui treenerit. Ühesõnaga kedagi, kes teeb meid tugevamaks, kui me ütleme talle, mida meie soovime ja täpselt sõnastame selle, mis on meie eesmärk ja kes suudab meid ka siis samm-sammult aidata. On osa lapsi, võib-olla teie kodudes mõned, kes suudavad seda täiesti ise, täiesti vabalt teha. Neil ei ole vaja õpirakendust. Aga kui me teeme uuringuid ja räägime koolides, siis paljud õpilased, nad ei oskagi ise sellist asja teha, et nad ei tea, et kuidas kasutada tehisaru kui treenerit ja nende jaoks siis tegelikult see õpirakendus on mõeldud. Ja need on enamik õpilasi, kes ei oska seal tänapäeval seda teha ja see õpirakendus peaks kõiki neid aitama. Ja me tahame, et kõik Eestis saaksid aru, et tehisaru ümber on palju igasugust juttu, on liiga palju negatiivset juttu, on liiga palju seda ülioptimismi, see tsitaat, mis ma esimesena lugesin, eks. Aga meie tahame olla mõistlikud, eestlased, eks. Et me kasutame tehisaru seal, kus seda on hea kasutada ja kus temast on kasu. Aga et me kõik saame aru riigina, et tehisaru pädevuse alla käib ka see, et me teatud teistes olukordades ei kasuta tehisaru. Et me saame aru, et see alati ei toeta. Ja kui mina saaksin valida ja soovitada, siis ma soovitaksin meie riigil ka, et ärme pane keskmesse mitte tehisaru, vaid paneme keskmesse ikkagi inimaru. Selle, et me mõtleme, kuidas me toetame mõtlemist, õppimist, seda, et meie Eesti inimesed on toredad ja vahvad. Ja seal, kus tehisaru seda toetab, seal kasutame seda. Nii et kasutame tehisaru, et toetada pärisaru. Aitäh! Nüüd rääkisin, mul tuli meelde su jutu kuulet, ma rääkisin nädalavahetusel sõbraga, kes on väga suureks AI fänniks hakanud ja ta ütles, et see AI on jumala super. Ta ei tee üldse vigu, välja arvatud nendes valdkondades, mida mu sõber ise hästi tunneb. Ja siis mulle tuli meelde, et vist kunagi 90-ndatel tehti väga sarnane uuring ajakirjanduse kohta ja siis ka firmajuhid ütlesid, et see teie ajaleht on jumala super, et te teate kõike jumala täpselt, aga minu valdkonnast ei tea mitte midagi ja te teete alati vigu. Aga maailm kestab edasi. Liis, palun. Tere, mina olen Liis, olen Eesti Haridustehnoloogia Liidu juht, EdTech Estonia juht, esindades enam-vähem 60 Eesti haridustehnoloogia ettevõtet. Eestis on üleüldse rohkem kui 100 ettevõtet. Ja samal ajal olen ma 2 lapse ema, mul on 6-aastane poeg ja 9-aastane laps. Ja mu lapsed käivad nutivabas koolis, praktiliselt nutivabas koolis. Nutivaba on see kool eelkõige, mis puudutab klassiruumi välist tegevust. Telefonid jäävad hommikul kas jopetaskusse või seljakotti. See on väike kool, seal on turvaline keskkond, ehk siis võib jätta taskusse oma asju, garderoobi ja nii edasi. Vähesel määral, olenevalt lapse vanusest või vastavalt lapse vanusele, kasutatakse siiski ka veidi tehnoloogiat klassiruumis. Nüüd võib ju mõelda ja küsida, et kas siin vastuolu ei ole. Ühest küljest justkui on, aga teisest küljest minu enda jaoks ei ole. Sest tehnoloogia ja tehnoloogia hariduses ei ole must-valge. Ei ole nii, et tehnoloogia kasutamine hariduses on kindlasti halb või kindlasti hea. Rohkem on siiski see, et me peame vaatama konkreetset tehnoloogilisest lahendust ja peame küsima, kes seda kasutab, mis eesmärgil ja millisel viisil. Nii me jõuame päris kiiresti selleni, et see, mis toetab 3-aastast last, toetab 6-aastast last, ei ole sama, mis toetaks 12-aastast last näiteks. Me peame küsimagi, mis on eakohane tehnoloogia kasutus. See on siis see keskpool, eks ole. Ja lisaks sellele läheb keskpool alla ka see, et kas see on juhendatud kasutamine, kas see on koostöös õpetajaga, kas see on koos kaaslastega või see on ilma tugisüsteemita kasutamine.
Siis küsime eesmärgi kohta. Alustasime siin tänast õhtut ka Eesti AI kergest tutvustusest ja sellest, et viia siis ka Eesti rahvas oluliselt produktiivsemasse kohta, et me oskaksime tööle kasutada AI erinevaid lahendusi, et see tõstaks me produktiivsust. Produktiivsuse tõstmine on aga väga teistsugune eesmärk kui õppimise toetamine. On üks viis ja produktiivsuse alla lähevad meil rohkem sellised kategooriad, et kuidas ma saan kiiresti selle vastuse, kuidas ma saan kiiresti midagi toota, reprodutseerida ja nii edasi. Ja õppimise kategooriasse läheb see, millest ka Jaan siin peatus, läheb see aeg, mis on küsimuse tekkimise ja millegi teadmise vahel. See nii-öelda treening, see trenn, mis on väga ebamugav, sest õppimine kui protsess ongi üks väga ebamugav olukord inimese jaoks. Aga selles ebamugavuses puudubki või peitubki see võti nii-öelda. No see on sama, et me läheme, eks ole, kuskile trenni, füüsiliste trenni, mingisuguse eesmärgiga, me tahame oma muskleid kasvatada näiteks, eks ole, me peame selleks tööd tegema ja me peame ka neid muskleid, me peame nii-öelda resistance'id tegema, eks ole, oma musklitele, mis iganes see hea sõna meil eesti keeles on selle kohta. Aga me teame, et kui me tahame füüsiliselt ennast arendada, siis see nõuab pingutust, see nõuab töö tegemist, see nõuabki seda, et see trenni osa sellest ajast võib olla väga ebamugav ja pärast on lihased valusad, võib-olla mitu päeva ei saa sealt trepist üles, eriti kui on olnud pikem paus trennil ja nii edasi. Samad printsiibid kehtivad ka õppimise juures. Õppimine kui protsess ongi meie ajule ebamugav. Mulle meeldib üks näide, mida on keegi tark inimene kuskil toonud, et see hetk, kui sa kas ise või su laps tunneb seda tõelist frustratsiooni. Ta tahab midagi teha, suuta, osata, aga ta veel ei oska. Ja see tõeline frustratsioon, mis kuulub selle harjutamise juures, ongi see õppimise hetk. Ja sa võid keerata selle mõttegi enda jaoks teistpidi, ehk siis, et ka ise endale öeldes, et iga kord, kui ma tunnen seda tõelist frustratsiooni, et ma ikka veel ei oska seda, ma juba tahan seda osata, siis see ongi see hetk, kui sa õpid. Ja samamoodi sinu lapsega, see on see hetk, kui su laps õpib. Kui me mõtleme nüüd ka sellele, et ongi tõepoolest nii AI-l kui laiemalt tehnoloogial ja tehnoloogial hariduses väga palju piiranguid, väga palju ohtusid, väga palju turvalisuse küsimusi, siis mõistagi me peame nendega tegelema. Teine küsimus on see, et millised on abistavad regulatsioonid? Millised regulatsioonid ja piirangud on need, mis aitavad meil katsetada ja tundma õppida, mis on AI ja laiemalt tehnoloogia potentsiaal ja millised on need piirangud, mis piiravad seda eksperimenteerimist, mis piiravad innovatsiooni, mis piiravad arendamist. See nüüd on ka natukene sellises Euroopa kontekstis, et lisaks sellele, mis puudutab sellist laiemat reguleerimist Euroopas, siis teine aspekt on küsimus alternatiivides. Euroopas me tegeleme väga palju selle piirangute regulatsioonide küsimusega ja peamegi tegelema. Ja samal ajal peame olema teadlikud, et AI-d, tehnoloogiat kasutatakse nii, et naa. Kui me mingisugused asjad Euroopa piires väga ära reguleerime, siis võib minna nii, et tulevad kasutusele hoopis lahendused, mis on teistest regioonidest palju vähem reguleeritud, on need USA lahendused, on need Hiina lahendused ja nii edasi. Nii et iga kord, kui me räägime regulatsioonidest ja mõtleme, siis me peame mõtlema ka sellele, et mis on siis see alternatiiv. Kui me selle siin näiteks ära keelame või kui me sellele ütleme, et eks ole, et enne seda sa ei tohi kooli kontekstis seda lahendust kasutada, kui on tehtud X ja X, või et enne seda ei tasu, eks ole, ma ei tea, kodutööde puhul seda kasutada, kui on saavutatud Z ja Y, siis me peame mõtlema ka, et mis need alternatiivid siis on, eks ole, et kui me ühe asja paneme kinni, et mida siis sel puhul kasutusele võetakse. Oma lastega kodus meil on mitmeid selliseid välja kujunenud kuidagi tõekspidamisi, mis puudutab tehnoloogia kasutamist. Esimene on mõistagi see, et me jälgime seda, et mis on siis tänase teaduse soovitused ekraani aja pikkuse osas vastavalt lapse vanusele.
aga lisaks sellele vaatame siis ka täpsemalt tõesti, et mis on selle konkreetse tehnoloogilise lahendus, on see mingisugune õppimise mäng, on see mingi, ma ei tea, näiteks siis sotsiaalmeedia kasutus, on see midagi muud, et mis on selle konkreetse asja eesmärgid ja kas need praegu hetkel mu last toetavad. Lisaks sellele üldisele asjale on meie kodus näiteks selline reegel, et kuigi me multikaid aeg-ajalt lastele ikkagi näitame, siis me ei tee seda kunagi hommikul esimese asjana. Hommikud on meie kodus pühad ja kindlasti on need pühad meie laste jaoks. Hommik, kui sul on üldiselt ka lastel on kõige rohkem sellist energiat, avastamise rõõmu, tegemise tahtmist, teeme midagi ja nii edasi, siis meie kodus on selline kokkulepe, et me seda head energiat ja avastamise jõudu ei raiska ekraanile. Lisaks sellele on meil kindlasti selline reegel, et kui mu laps tuleb küsimusega, et emme, et kas saad korraks telefoni anda, ühel lapsel on telefon, teisel veel ei ole, väiksemal, suuremal lapsel on nuputelefon. Sest praeguses kontekstis ma näen, kui mul on äsja 9-aastaseks saanud laps, milleks ta vajab seda telefoni, seda tehnoloogiat, et minule helistada ja seda ta saab suurepäraselt teha ka nuputelefoniga. Ehk siis me oleme teadlikult varinud variandi, et me ei tutvusta liigseid võimalusi, mis ei ole teda toetavad sellel hetkel. Kui nüüd laps tuleb küsima, et palun emme, et kas saaksid mulle telefoni anda, siis ma kindlasti küsingi kõigepealt, et aga mille jaoks sa soovid seda kasutada. Võib-olla ta siis küsib, et ma tahaks teada, ma ei tea, et näiteks kus pandad elavad. Tavaliselt selline situatsioon siis päädib sellega, et me mõnda aega siis arutame omavahel, et äkki me suudame ka tuletada seda vastust, et kus need pandad elavad. Et vaatame üle, et mis on lapse siis praegused teadmised selle kohta, millega see on seotud ja nii edasi ja vaatame, kas saame pakkuda paar sellist infonupukest, mis aitaks seda ise edasi või aitaks tal siis vähemalt paremini formuleerida oma küsimus. Juhul, kui me läheme seda teed, et me siiski koos näiteks guugeldame seda vastust. Mu 6-aastane ja mu 9-aastane on natuurilt küllalt erinevad lapsed. Mu suurem laps on rohkem aldis kinni jääma ekraani ja saama väga haaratud sellest, mis toimub igasuguse liikuva pildiga. Mu väiksem lapsel on lihtsam teha otsuseid, et tema nüüd hetkel tahaks midagi muud teha, tal on mingi oma eesmärk, ta tahab midagi meisterdada ja nii edasi, mis tähendab, et meie kodus me proovime ka siis toetada seda, et kui näiteks suuremale lapsele pakume ekraaniaega, siis teeme seda näiteks teises toas, võimaldas, et siis väiksemal lapsel ka paremini keskenduda oma käelisele päris tegevusele. Teades, et kui me paneme nad mõlemad, kui me paneme taustaks selle teleka mängima, siis varem või hiljem kindlasti see 6-aastane sinna ette ka maandub. Aga kui me hoiame seda veidi eemal või laseme näiteks kui suuremal lapsel kõrvaklappidega midagi vaadata, siis on palju suurem tõenäosus, et see väiksem ei lähe ise seda otsima, ta teab, et suurem vaatab telekat, aga tal on hoopis vaja leiutada mingisugune lennumasin teises toas. Need on sellised väiksed näited, mida me oma kodus teeme. Neid on tegelikult siin palju veel, aga vaatame, kuhu me täna küsimuste raames jõuame. Nii et ootan seda järgmist paneeli ja aitäh praegu minu poolt. Aga ära minegi ära, lähme kohe istuma. Ma võtaks selle enda, see on sinu märking. Ma jätan selle. Jah, okei. Palun. No nii, jah, siin me nüüd siis oleme, jah. Ma küll mõtlesin, ma kuulasin teie ettekanded ja siis nii palju elukogemust on, et ma olen nagu väga erinevates etappides kuulnud ja lugenud igasugu artikleid ja vaadanud mingit arutelusid, kus räägitakse, et haridus on katki. Et nüüd on ikkagi haridus katki, et niimoodi ikkagi edasi ei saa õpetada, et nüüd tuleb kohe midagi põhjalikult muuta, on ju.
ja no need jutud on suhteliselt vanad, ma ajalugu ei ole õppinud, aga ma arvan, et miskipärast ma arvan, et seda asja on 100 või mitusada aastat arutatud. Mul on tsitaat. Sul on üks hea raamat, mis raamat see on? Ma ei tea, see on raamat leidsin lihtsalt siit riiulist. Üks andekas inimene on selle raamatu kirjutanud. Seda ma ei tea, seda ma ei saa kinnitada, aga... Aga jaa, sa võid edasi rääkida. Nüüd ma leidsin. Et see on väga õige, et seda kogu aeg on räägitud ja kogu aeg on räägitud, et nüüd meil on ka lahendus. Ja siin, kus ma kirjutan sellest, et just tõin selle sama Mark Andreesseni tsitaadi, siis ma toon näiteks ka, just nagu sa ütlesid, 100 aastat tagasi on tsitaat järgnev. See ei ole suvaline inimene, vaid see on üks maailma kõige kuulsamaid leiutajaid Thomas Alva Edison, kes ütles: ma usun, et liikuvad pildid on määratud tegema revolutsiooni meie haridussüsteemis. Ja mõne aastaga asendavad nad õpikud, kui mitte täielikult, siis vähemalt suures osas. 1922. Siin me nüüd siis oleme. Kaalume oma laste koolikotte, mis on paberid täis. Aga ega ma ikkagi tahtsin küsida nüüd Edisoni vaimus edasi minnes. Kas nüüd nagu AI ajastul, kas nüüd on siis haridus nagu ikkagi päriselt katki või ei ole? Sest praegu räägitakse, et nüüd ikkagi pidavad nagu lõplikult katki olema. Me oleme ise neid andmeid vaadanud ja õpilastega rääkinud ja siis sa näed, et on osa õpilasi, kes absoluutselt ei lase segada tehisarust, teevad asju tehisaruta ja üldse midagi nende jaoks ei muutunud. Ja on osa õpilasi, kes nüüd suudavad palju rohkem, see on väga väike osa kahjuks, ütleme 5-10%, täpseid andmeid ei ole, kes nagu kasutavad tehisaru ja saavad veel kiiremini õpitud ja nii. Ja see probleem on selles, mida ma ka kirjeldasin, et paljud õpilased siis, kuna nad ei ole aru saanud ja me ei ole neile selgitanud, mis see õppimine on, siis nad võtavad, okei, mul on vaja hinnet saada, siin on süsteem, mis teeb mul selle hea töö, mille eest ma saan hea hinde, järelikult ma kasutan seda. Ja nende jaoks tehisaru on õppimise täielikult ära rikkunud, sest nüüd ei toimu enam mingit õppimist ja siis, nagu ma ütlesin, ei toimu nagu eriti mingit vaimset. Ühesõnaga nende jaoks, kes AI-d kasutavad, on haridus katki? Ei, selles mõttes, et ma ütlen, et see on mingi väike osakaal õpilasi, kes loomulikult, kui nad tehisaru kasutavad, nad loomulikult küsivad talt nagu just neid õigeid küsimusi, et ära anna mulle vastus. Ma ei usu elu sees, Jaan, et see on väike osakaal. Kui sa annad nagu korralikule teismelisele kätte hinnete saamise masina. Ei, väike osakaal on need, kes õigesti kasutavad. Väike osakaal on need, kes kasutavad ja ülejäänud vaatavad, et täpselt essee, prompt, print läheb. Ja et seda me näeme, et see protsent on päris tugev ja see oli ka põhjus, miks see T-hüpe oli vaja ära teha, et pidime nagu midagi muutma, midagi päris... Oota, aga ikkagi, on siis nüüd katki või ei ole katki see haridus? No selles suhtes, et ta on mõne inimese jaoks väga katki ja teiste jaoks üritame parandada ja oleks tore, kui meil ei oleks seda jama, sest et ega meie ei ole seda jama teinud, see jama on tulnud meile nagu nende suurte ettevõtete poolt. Raske olukord. Ühesõnaga, pigem on katki, mis sina arvad? Nii, esiteks võib seda sama küsimust, et kas ta nüüd on katki, eks ole, kas ta on lõplikult katki. Okei, ma tahan jõuda nagu sinnani, et see viis, kuidas meil üldhariduskoolid ja nendes õpetamine tänapäeva toimub, selle kohta on ju kriitikat ja küsimusi olnud juba väga pikka aega ja palju enne tehisintellekti tulekut, eks ole. Tehisintellekt tundub olevat praegu selline nagu viimane suur lükke, mis siis inspireerib ja motiveerib ühiskonda laiemalt mõtlemagi seda, et kuidas siis õppimine ja õpetamine tänasel päeval võiks toimuda ja millisel moel oleks see kõige rohkem meie õppijatele kasuks. Ja see on positiivne ka, et nagu tehisaru sunnib meid tegema seda. Me oleme sunnitud midagi tegema ja meie juba Eesti riigina oleme midagi teinud. Ja mõnes mõttes tõepoolest, et ongi nagu rohkem jälleks, kas sa vaatad, et see klaas on pool tühi või pool täis. Et kui vaadata, et on klaas pool täis, siis jah, tehisaru sunnib, ta annab meile võimaluse nüüd kiirendatud kujul suure hulga nagu aktiivse osalusega ühiskonnas neid asju läbi mõelda ja muuta ja viia viisile, mis oleks siis ka tänapäevasem, sest ka see sama üldharidus sellises vormis, nagu teil meil praegu on, ei reflekteeri enam väga hästi sellist nagu muud tänapäevast ühiskonda. No ma kujutan ette, et kui me läheme täitsa tehnoloogia ajaloos tagasi, eks ole, et siis trükipressi leiutamine muutis haridust, eks ole.
kas nüüd raadio ja teletulek muutis haridust samaväärselt, ma arvan, võiks nagu täitsa arutada, pigem mitte, on ju. Ja kuigi mõni on leiutajad, olid optimistid. No ma olen mingid need kuulsad eelmise sajandi alguse mingid postkaardid olid, kus mingid prantsuse kunstnikud kujutasid ette, milline on tulevik umbes aastal 2000 ja siis üks nendest oli see, kus istuvad lapsed ja mingid traadid on peas, on ju. Ja siis informatsiooni pumbatakse nagu aiu. See nagu jäi ära, trükipress muutis haridust väga tugevalt. Internet ja kõik muud järgnevad tehnoloogiad on ka nagu muutnud, aga et kas AI-l on nüüd siis potentsiaali muuta ikkagi sama palju kui trükipress muutsid, et me oleme sunnitud olukorras, kus me peame põhimõttelise muudatuse tegema, mida me ei pidanud tegema raadioga, ei pidanud tegema televisiooniga. Kas me oleme olukorras, et vot niimoodi me nüüd, et kui me jätkame nagu õpetamist niimoodi, nagu me oleme seda viimased, ma ei tea, mitukümmend aastat võib-olla pool sajandit Eestis teinud on, et siis on nagu väga halvasti, et me ei saa jätkata või saame. No miks ma jään mõtlema, on see just see võrdlus trükipressiga, et see, et on raamatud ja õpikud, et see muutus, ma arvan, võis olla isegi suurem ja võib-olla see on hea selles suhtes, et siis me näeme ka, et see tehisaru, ehkki temast räägitakse tohutult palju, et ta ei pruugigi olla nagu, et võib-olla me praegu nagu ülehindame seda muutust. Et mõnes mõttes asi, mida saab teha nagu üsna kohe ja üsna tehisaruta ja mida me oleme siin Eesti koolidele ja õpetajatel soovitanud, on nüüd jätke ära need hindelised kodutööd, sest sa hindelise kodutöö puhul ei tea enam, kes selle kirjutas, on ju kas õpilane või tehisaru. Tooge klassi rohkem arutelu asju ja osad õpetajad juba teevad sellist asja ja siis põhimõtteliselt võid öelda, et see muutus tegelikult oli võimalik teha nagu võrdlemisi kiiresti ja valutult. Mitte kõik õpetajad muidugi ei tee seda ja ei saa sellega nii lihtsalt hakkama, aga mõnes klassis, mõne õpetaja puhul see muutus ei olegi nii katastroofiliselt suur ja nii ei tekita ka nii suuri probleeme. Et mõned õpetajad ei pea oma õpetamisviisi muutma, aga mõned. Ma tean, nii palju on räägitud, et Eesti kool on faktikeskne näiteks. Kui ma räägin oma siin Põhjamaade sõpradega, nemad ütlevad, et jumal tänatud, et meil tehti seal omal ajal see muudatus, et meie kool ei ole niivõrd faktikeskne, et on arutelukeskne, et näed, nüüd hopsti on meil AI, mis muudab töötamise rohkem selliseks arutamiseks, eks ole, ja me oleme justkui nagu kogemata valmistanud ette mitu põlvkonda lapsi, kes ongi õppinud arutama ja diskuteerima ja oma seisukohti väljendama ja et täitsa ootamatult oleme väga heas kohas. Ja, aga ma arvan, et see arutelude sissetoomine, et see on midagi, millega väga palju õpetajaid saavad hakkama ka Eestis ja meie näiteks oleme loonud materjale, mis nagu aitaks veel nagu seda aruteluga sinna klassiruumi sisse tuua. Et põhimõtteliselt õigus, aga nagu fakti ei tasu nagu täiesti ignoreerida ka. Et ma arvan, et see, kuidas faktidest mõelda, on see, et me ei õpi mitte neid konkreetseid sisusid, et meil ei ole vaja võib-olla tõesti kunagi elus meioosi ja mitoosi vahet selgitada kellelegi, aga selle käigus, et me õpime, me arendame üldiselt oma aju, et me nagu tekitame sinna sellise nagu võrestikku, millega on siis võimalik teatud teadmisi nagu pärast kiiremini õppida. Liis? Mis see algne küsimus oli? Algne küsimus on see, et kas see, et Eesti kool on nagu faktikeskne, et me oleme sunnitud, me oleme nagu päriselt sunnitud muutma seda, kuidas me nagu õpetame, me ei saa samamoodi edasi õpetada. Mina leian, et me oleme sunnitud ümber hindama, milline on hea õpetamise ja õppimise viis tänasel päeval. Ja see puudutab päeva lõpuks kõiki õpetajaid, aga see muidugi protsess on niivõrd pikk, et on täiesti normaalne ja ootuspärane, et on õpetajaid, kes tulevad kiiremini pardale ja on õpetajaid, kindlasti on ka õpetajaid, kes ei tule ka kunagi sellele pardale ja see on ka inimlik ja see kuulub ka igasuguse innovatsiooni juurde. Ja Eestis on vahva tegelikult see, et õpetajatel on täisautonoomia. Et riik ei saa ette kirjutada õpetajatele, et te peate tehisaru kasutama. Või et te
et te peate arutelusid tegema. Õpetaja otsustab, mis on kohati frustreeriv, näiteks kui tahad uuringut teha, aga teisalt ka väga just inimlik ja vahva, et nagu, et siis õpetaja ülesanne ei ole mitte, et sa ei ole mingi automaat, kes teeb seda, mis sul ette kirjutatud, vaid sul on täielik nagu vaba voli nagu otsustada, kui palju sa mingeid asju teed. Aga me võime ju ka öelda, et need pagana lapsed on halvad, et nad seda AI-d nagu, noh, nad on lollid nagu, et nad jooksevad nagu kärbsed paberi peale sinna AI juurde ja nad üldse ei õpi ja nad ei saa üldse aru, millest kõigest nad ilma jäävad. Ärme nii varem ütle. aga mängime selle mõtte, on ju võimalik öelda, et noh, mida te teete, te olete ogarad, on ju, et pange nüüd see kinni ja õpime vanal moel edasi, et ei tohi. Ei no selles suhtes, et me alati esiteks peame mõtlema, et kes see nagu nii-öelda süüdlane on, et kui me üldse tahame otsida, et kes see paha siin on, siis see paha on ju need ettevõtted, kes on ilma meie küsimata on ju toonud sellised süsteemid, millega on võimalik nagu lihtsalt kõik kodutööd ära teha, on ju, et ilmselgelt, nagu ma oma selles lühikeses kõnes rääkisin, et see ei toeta nagu õppimist, nii et see, et õpilane kasutab seda seni, kuni meil ei ole reegleid ja seadused ja nii, see ei ole nagu kuidagi nagu tema süü ja teiselt poolt otse loomulikult me Eestis me ei hakka neid asju nagu ära keelama, seda tehisaru kasutust. See ei tähenda jällegi, et me ei võiks seda nagu mõistlikult kasutada ja näiteks, et me ei peaks sätestama ka mingid mõistlikuid nii-öelda norme, näiteks, et algkooli õpilastel ei ole vaja tehisaru kasutada, sest neil on peamiselt vaja veel kõik oma nagu baasasjad ajus üles ehitada. Aga jah, et ma nagu õpilasi süüdistaks, et nemad on väga lollis olukorras, väga lolli olukorda pandud ja nagu riik peaks nagu kaitsma neid õpilasi ja aitama neil sellega toime tulla ja vast teeme seda. Liis, kas su laste nutivaba kool muutub mingist vanusest ikkagi nutikaks kooliks? Millest ma jah, võib-olla ka ei jõudnud rääkida, et ongi ju asi valusõlses, eks ole, minul on üks laps siis koolis, teine on veel lasteaias ja koolilaps on algklassides, täpsemini teises klassis. No, see on seesama, eks ole, et algklassides ei ole tingimata vaja, mis ei tähenda seda, et ei ole olemas. Meil on olemas ka Eestis väga head tõeliselt õppimist toetavad väikelastele ja algklasside lastele mõeldud lahendused. Aga seda otsust tehes ongi vaja hinnata, et kas nüüd see konkreetne asi on lihtsalt tehnoloogia pärast, kas see on tõesti lihtsalt jällegi mingisuguse, ma ei tea, näilise produktiivsuse tõstmiseks või on see midagi sügavamat. Kui Jaan ei taha süüdistada õpilasi ja ka mina mitte, siis samamoodi ma ei taha ka nii üksüheselt süüdistada ettevõtjaid ja ettevõtteid. Ei noh, nad ei kuule meid, need on ohutu süüdistada. Kas Sam Altman ei vaata meie ülekonnat, ma kahtlustan. Mu mõte on nagu siin lihtsalt see, et me elame ikkagi selles mõttes on ju seotud ühiskonnas, et ettevõtted toodavad ja arendavad lahendusi, millele vastu on huvi sihtrühmadel. Ma ei hakka. Muidugi, me võime ka küsida, eks ole, seda, et mis on ka nii-öelda oma sihtrühma harimise roll ja vastutus. Ja või mis on vastutus, või noh, lühidalt, et sihtrühma sa saad nagu nii-öelda mõjutada mitmel viisil, nagu ma olen mõnes teises raamatus käsile toonud, et sa võid üritada sihtrühmale läheneda läbi nende nii-öelda napakasüsteemi ja seda tehakse peamiselt, kuna see on see lihtne, kiire ja rahatov meetod. Aga sa võiksid ka läheneda läbi nupukasüsteemi ja üritada nagu neid võimestada ja me ju nõustume. Sina oled ka loonud tehnoloogiat, mis nagu peaks seda nupukat poolt nagu toitma ja toetama ja see on see, mida me riigina võiks ka öelda, et muidugi me tahame tehnoloogiat, me tahame olla tehnoloogias esirinnas, aga me tahame tehnoloogiat, mis meie laste ajusid toetab. Ma arvan, me igaüks teame mõnda oma sellist vanemat sugulast, kes meenutab, kuidas tema omal ajal koolis käis. 5 kilomeetrit läbi metsa, pimeda, pakasega, suuskadega, hundid ulusid, iga ilmaga sai mindud, olime terved nagu purikad ja nüüd on mingi pagana buss ja mõni viiaks isegi autoga, on ju. Et see mõttes nagu kehv olukord. Olles ise, mul on ka 2 last, üks on 11, teine on 13 aastat vana ja enne kui AI tuli, siis me pidasime sellist lõpmatut võitlust üldse igasuguse nagu ekraani ja YouTube'ide ja muu nagu sulgemise ala. Ja siis see on nagu see on selline tunne, et sa oled nagu mingisuguses uppuvas laevas ja vett tuleb igalt poolt sisse ja sa paned näppu, paned ühe augu ette, see on nagu multifilmis, et kõrvalt raksatab mingisugune laud lahti ja tuleb veel rohkem, et noh, kui sa paned tal arvuti kinni, ta läheb telefoni, kui sa paned telefoni kinni, ta leiab, et tegelikult on nutitelekas, kui sa paned nutitereka kinni, ta leiab, et nutitereka küljes on digiboks, kui sa paned selle kuidagi kinni ja peitab puldid ära, siis ei saa keegi vaadata
vaadata AK-d ja kõik on väga pahased. Ja siis, kui sa õnnestub sul kõik see kuidagi mingi ime läbi kinni panna, on ju, sa paned kõikidele asjadele need PIN-koodid ja siis 3,5 päeva pärast annad selle PIN-koodi kuskilt välja nagu ajanud, on ju. Nii, ja siis, aga muidugi sa ise ei mäleta seda PIN-koodi, nemad teavad. Siis sa lähed küsid nende käest, et kuule, mis see PIN-kood oli, siis nad ütlevad sulle viisakalt, on ju. Ja siis, kui sa oled üliinimene ja paned selle kõik kinni, siis nad lähevad sõbra juurde või vanaema juurde ja istuvad seal ja vaatavad, see kõik tundus nagu võimatu, on ju. Et ja ma sain aru, kui sul lapsed on nii väiksed, et sa saad neile veel öelda, et nüüd istud siin ja mängid klotsidega, et siis see on nagu võimalik. Aga Eestis on lapsed ka võrreldes paljude lääneriikidega väga iseseisvad juba noorest east, on ju. Käivad ringi, sõidavad bussidega, ajavad oma asju. Mina ei saa täpselt aru nagu selliste peaaegu teismeliste laste vanemana, et kuidas ma saaksin seda asja nagu päriselt nagu normaalselt piirata nende eludes. Ehk see ei olegi nagu tegelikult see ei olegi ainult lapsevanema vastutus, vaid selleks meil ongi riik nagu. No aga mis riik teha, keelab ära või? No selles suhtes, et meil oleks mitmeid variante nagu neid asju teha. Et praegu siin meile üritatakse selgitada, et ei, me ei saa keelata, see on paratamatus ja nii. Teised riigid on ju Põhjamaade, kõik riigid nagu keelavad, piiravad nii koolis kui ka sotsiaalmeedia vanust tõstavad, on ju. Mina ei ütle, et seda teed peab minema, aga ma ütlen, et meil on nutikas tehnoloogiasektor. Nuputame välja siis lahendused näiteks, et kuidas sa võtad ära sotsiaalmeediast nagu need manipuleerivad omadused. Teeme midagi, proovime mingeid asju, mis nagu oleks innovatiivne, mitte lihtsalt ärme ütle, et midagi ei saa teha, et see on nii raske olukord, on ju. Sest siis me ei ole tegelikult innovatiivsed, me oleme konservatiivsed. Aga lapsevanem üksinda, minusugune õnnetu inimene ikkagi väga palju teha ei saa. Ja ma ütlen, et see, mida me tahaksime, on esiteks, et meil on kommuunid, mõned koolid on näiteks sellised, kus ongi nagu tõesti kõigi jaoks on normaalne, et nagu nutiseadmeid üldse ei ole, mitte ainult on ju algklassides, vaid Eestis on neid koole, kus on põhikoolis see, Eestis on isegi koole, kus ka gümnaasiumis teatud kellani, näiteks ühes koolis kella 2 ei ole ühelgi lapsel nagu nutiseadet. Me tahaksime, et oleks kommuunid, kus on nagu mõistetav, et me saame aru, et me oleme tehnoloogia nutikas rahvas, aga tehnoloogia nutikus seisneb selles, et me igal pool kogu ei kasuta. Ja siis me tahaks, et nagu riik võtaks mingeid samme ja nagu ta vähemalt prooviks mingisuguseid teistmoodi lahendusi, sest me oleme näinud, täpselt sinu enda näitest ka on ju, et see, mis me oleme siin viimased 10 ja rohkem aastat teinud, et see ei tööta, on ju. Ja siis alati nagu võime teha mingit, võib-olla teeme mingi halva katsetuse, on ju, aga vähemalt proovime midagi, oleme innovatiivsed. Et minu jaoks praegu nagu Eesti riik natukene on läinud, on liiga konservatiivne olnud selle nutiseadmete suhtes ja loodan, et tehisaru suhtes me nagu õpime sellest. Liis, mis me saame teha? Eeskätt ongi tegelikult tõesti see, et me oleme, see puudutab nii paljusid erinevaid tegelikult sihtrühmi, nagu kas see sinu näide, eks ole, et üks on see, mis puudutab kooli, mis toimub koolialal. Üks on see, mis puudutab pere ja kodu, eks ole. Siis on see, et mis puudutab sõpru, mis toimub sotsiaalsetes gruppides, kuni selleni välja, et tulevad mängu ka veel tulevased tööandjad, ülikoolid ja nii edasi, eks ole, ja sellega seotud nii-öelda ootused ja nii edasi. Need dialoogid ja vestlused peavad toimuma kõikide nende sihtrühmade vahel. Ja enne me kuskile ei jõua ka oma lastega, kui me ei ole jõudnud väga keerulise asjani ühiselt, ehk siis selle ühise miksini. Selle ühise väärtuseni, mis on nende mikside taga, et miks me midagi kasutame, miks me midagi ei kasuta. Ma leian, see on tõenäoliselt üks viis ja üks väheseid viise, aga samas ka väga keerulisi viise, kuidas ka käitumises päeva lõpuks mõju avaldada. Eks ole, enne seda, kui lapsel ei ole motivatsiooni midagi teha, siis ta ei tee. Sest laps on veel palju pragmaatilisem ja praktilisem kui täiskasvanu ja mida väiksem ta on, seda pragmaatilisem ta on. Tal on eesmärk, ta näeb kõige otsesemat viisi selleni jõuda. Tal on eesmärk, tal on ja tal on kiire. Näiteks, eks ole. Aga et kui 3-aastasel on eesmärk kuhugi jõuda või midagi meistertada või kätte saada, eks ole, siis ei ole sulle mõtet talle öelda, aga tead, et kui sa sinna lauani, ta tahab, eks ole, ma ei tea, laua pealt pirni võtta, on ju. Aga tead,
kui sa läheks sinna lauani nagu ühe jala peal hüpates, siis sa samal ajal treeniks nagu neid teatud muskleid siin. Aga äkki ehitad endale redeli? Ja siis sa võiksid võib-olla veel nagu harjutada samal ajal näiteks inglise keeles nagu rääkida, eks ole, et kui sa paned sinna niisuguseid täiskasvanulikke ratsionaliseeritud mingeid ülesande või eesmärki juurde, siis see ei kõneta last, mida väiksem ta on. Ehk siis lapse jaoks on vaja arusaadavat motivatsiooni, et midagi teha. Mida suurem ta on, seda saab nagu abstraktsemaks minna, aga motivatsioon tulebki sellest, eks ole, küsimusest, et miks me seda teeme. Aga praegu, kuivõrd arengud on nii kiired, siis meil ei ole ju tihtipeale ka lapsevanematel endal sellist väga head arusaama, miks me midagi teeme tehnoloogia ja IT valdkonnas, tehisintellekti valdkonnas ja miks mitte. Ja samamoodi on ka õpetajatel. Õpetajatel on ka väga keeruline klassiruumis siis seda motivatsiooni ja miks küsimust esitada, kui ei ole ka veel enda jaoks väga hästi need asjad läbi mõeldud. Täna on ju meil ka klassiruumides ja ka ülikoolides ka ju olukorrad, kus meil lapsed juba jagunevad erinevatesse gruppidesse ka selle ühe õpiruumi raames, ehk siis lapsed, kes soovivad ja noored täiskasvanud, kes soovivad tehisintellekti kasutada õppimise töö juures ja on ka selgelt grupid ja lapsed, kes ei soovi. Mis paneb ka siis õpetaja ja siis on eks ole vahepealne seltskond ka veel, mis panebki õpetaja veel omakorda väga keerulisse olukorda, kui tal on erinevad grupid ja kõikidel nendel erinevatel gruppidel on ju oma väga erinevad nii-öelda motivatsioonid ja väärtused, eks ole, et meil on siin teismelised ja tudengid, kelle jaoks võib olla üks kandev väärtus siin keskkonnahoid ja nii edasi, millega ei haaku suurkorporatsioonid, mille tõttu ei taheta näiteks kasutada teatud suurkorporatsioonide lahendusi, eks ole. Need mõttekäigud on arusaadavad, aga me ei jõuagi kuskile ühisele arusaamale selle lapsega, kes omab seda väärtust, kui meie kõnetame mingisuguse täiesti teistsuguse väärtuse pealt. Aga kuidas me seda 3-aastast ikkagi on väga keeruline motiveerida, isegi 13-aastast on väga keeruline motiveerida, et palun ela oma elu keerulisemalt, et see on tegelikult parem. Aga selleks meil ongi, et see asi nagu töötaks, selleks meil ongi lasteaed, meil on kool, meil on süsteemid, mis võimaldavad seda aju nagu harida, isegi kui tegelikult kõik ajud on natukene laisad. Et selles suhtes see on see fakt ka, et me võime selle haridussüsteemi kallal viriseda palju tahame, aga fakt on see, et nagu haridussüsteem on peamine põhjus, miks inimesed saavad targemaks ja ka põhjus, miks eestlane on selline, nagu ta on, eks. See ei tähenda, et teda ei saaks paremaks teha. Aga jah, et me tavaliselt me ei lasegi, see on see põhjus, miks me ei lase nagu lastel niisama suvaliselt nagu kuidagi kasvada, sest siis nad võivad ka saada toredaks inimeseks, aga nad ei saa nii palju teadmisi ja neil ei ole süstemaatiliselt nii palju neid oskuseid, mida ühiskonnas ka vaja läheb, eks. Nii et meil on tegelikult need süsteemid alati olnud ja järjest neid saab ka paremaks teha ja tulebki paremaks teha. Aga meil on võimalik sellest AI-st haridusest mõelda või üldse õppimise juures ka sellisest nagu palju paremast kalkulaatorist ja öelda, et jess, et need asjad, mida me enne õppisime põhikoolis, õpime nüüd algkoolis, mis me enne õppisime gümnaasiumis, õpime nüüd põhikoolis, on ju. Gümnaasiumi 3 aastat on sisuliselt nagu bakalaureuse kursus, võib-olla isegi magistrikursus, et tehnoloogia on nii palju järgi aidanud, et need küsimused, mida me saame inimestele esitada erinevas vanuses, on lihtsalt astme võrra keerulisemad. Ja väga hea, läheme edasi, tulemuseks on kõige AI targem rahvas. Põhimõtteliselt see nii on, seal on ilmselt mingid oma piirid, et keskmisele 7-aastasele ikkagi ilmselt ei selgita üldrelatiivsust neid vastavaid valemeid. Ma võin öelda, et keskmisele 47-aastasele on seda keeruline selgitada. Meil on palju teha, Eesti, meil on palju teha. Aga jah, et sellest osati on sul kindlasti õigus, et tänu tehisarule me saame asju õpetada varem ja kiiremini, aga samas õppimisteadustest lähtuvalt me teame, et seal on mingi piir, et selles suhtes Liis ka ütles seda, et mingi asja nagu äraõppimiseks, sul on vaja mingi aeg vähemalt, eks on ju. Ja me saame seda natukene optimeerida tehisaruga, meil on see tähtis küsimus, et kui palju me saame optimeerida, aga et seal mingid piirid jäävad. Aga põhimõtteliselt on sul õigus, mul on põhimõtteliselt nõus. Et selles mõttes, et nagu sellest vaatest me peaksime seda AI-d ikkagi tervitama õppimisprotsessis, mitte ütlema, et paneme ära, paneme sahtlisse, ei kasuta, õpime pähe, treenime musklit. Eestis me saame absoluutselt öelda, et me tervitame
aga samas me tahame ikkagi ka musklit treenida, eks on ju, sest nagu jällegi, et see ei saa olla ainult tehisaru, muidu on meil see illusioon, eks on ju. Meil peab olema tehisaru, mis võimendab, mis aitab kaasa kiiremini õppimisele, aga samas me peame suutma vaadata, et õppimine ikkagi toimub, eks. Et kui me neid asju suudame tasakaalus hoida, siis me oleme kõige AI targem rahvas. Kas me saame ühendada neid? On mingi selline hea võimalus? Liis hakkab ühendama. Kohe ütlen. Jah, ütle. Ei tea. Tahtsin öelda seda, et seesama, et kui palju, kas me peaksime veel kiirendama seda AI kasutamist õpilaste puhul ja jõuame justkui nagu kiiremini edasi, et seal on ju, kõlab jälle väga plakatiivselt, aga ikkagi on see, et see devil is in the details, eks ju. Et kui me võtame selle kalkulaatori näiteks ole. Kui minu eesmärk on, ma ei tea, arvutada kokku, et palju ma sellel kuul olen kulutusi teinud, eks ole, see on nagu üks ülesanne, selle eesmärk omakorda on lihtsalt hoida nagu pilt peal oma finantsidele ja nii edasi, siis on ju kalkulaator suurepärane abiline. Kui mu eesmärk on saada matemaatikuks ja nii edasi ja ma kasutan kalkulaatoril valmis, eks ole, valemeid, mõistmata nagu loogikat nende taga ja seostamata seda suurema nagu niisuguse matemaatilise pildiga, siis see ei aita meid, eks ole. Et jah, et mingisugustes olukordades me saame, et faktipõhisuse mõttes jah, meil on võimalik saada kiirelt fakt, meil on võimalik valida, eks ole, et kas me tahame siis seda omakorda nii-öelda pähe õppida või me tahame lihtsalt treenida seda, et kui kiiresti neid faktivastuseid üles leitakse, siis jah, sellises pooles me saame nagu kiirendada seda, eks ole, me saame kiiremini rohkem võib-olla fakte peale anda, aga mis puudutab sellist mingit süsteemset mõtlemist, probleemide lahendamist, loomingulisust, siis nendes samamoodi tehisintellekt võib aidata, aga oleneb siis jällegi sellest, et kuidas seda kasutatakse, kui ta on mul niisugune sparringpartner, kui ta aitab mul mõttekäiku edasi viia, siis ta võib olla mul toeks ka loomingulistes asjades, eks ole. Aga kui ta ütleb mulle lihtsalt, et näed, et tee nii, siis see seda konkreetset kompetentsi ei aita. Muuseas nagu kalkulaatori näite tegelikult tundub hea, aga tegelikult ta ei ole nii hea, sest tegelikult koolis ju kalkulaatorit tänapäeval praktiliselt ei kasutata. Ma ei mäleta enda kooli ajast korda, kus ma oleksin nagu kalkulaatorit kasutanud. On nüüd ta tuli ja ta on nagu rohkem nagu selline töövahend, aga tegelikult see koolis nagu sa ei tee midagi. Okei, võtame teise töövahend. Ei, ma ütlen, et kirjand, essee. See on ka väga levinud töövahend ju selline asi koolides, mida tehakse, sellega mõõda. Me isegi palkame inimesi, palusime kirjutada essee. Hiljem tuli välja väga vale otsus, et mis sa ikka küsid sellist asja tänapäeval, eks ole, inimeste käest. Siis istud ja mõtled, et kas see on lihtsalt kehvasti kirjutatud või ta on AI-ga kirjutatud. Aga võtame selle, et kirjand on ikkagi natuke nagu auasi olnud ka Eestis kogu aeg, eks. On seal mõtet tänapäeval või? Mulle meeldis see, mis Liis esitõi, et miks, sa pead alati küsima miks. Et kirjandi kirjutamise eesmärk ei ole kirjutada siis 2 lehte teksti. Kirjandi kirjutamise eesmärk on see, et sa suudad ehitada üles süstemaatilist argumenti ja õpid seda tegema. Ja see on ka see, mida me peaksime õpilastele nagu otse ütlema. Mitte, et need tõesti mõtlevad, mis seda kirjandit harjutamas on täiesti mõttetu tehisaru ajastul, aga et õpetajad ja ka riik ütleb, et ei, me kirjutame sellist asju, sest see aitab sul tegelikult seda teha, et sa oskad süstemaatiliselt mõelda ja mingit argumenti esitada. Et selle sama, et kui ma siin selle või Liis selle 10-minutilise kõne pidas, selleks sa pead suutma nagu mõelda, et okei, mis on alguspunkt, kus tahad jõuda, mis on need vahesammud, on ju. Aga seda, mina olen seda tundnud AI-ga ise töötades, eks. Et mõnes mõttes, et see olukord on nagu teistmoodi pööratud, et mitte vastus ei ole nii-öelda see tööga saavutatav asi või et mitte vastus nii-öelda ei ole defitsiit, vaid küsimus. Et ma pean läbi mõtlema oma küsimuse selleks, et saada vastus, sest kui mu küsimus on kehv ja läbi mõtlemata ja struktureerimata, siis ma saan kehva vastuse. Isegi AI käest saan kehva vastuse. Niimoodi on ja see ongi see probleem, et see oskus head küsimust küsida, et see ei tule kuidagi iseenesest. Kui me vaatame, mida õpilased küsivad, siis probleem ongi, et enamik neist ei oska seda tööriista kasutada ja siis nad lihtsalt panevad sisse selle, et mis õpetaja küsis ühesõnaga koduülesande.
lihtsalt kopeerivad sinna sisse, saad vastuse ja essee Vana-Roomast. No näiteks või noh, täpsemalt see, mis õpetaja küsis, sest nad ei oska ise. Ja siin ongi see lootus siis näiteks, et see õpirakendus natukene aitab neil õppida nagu täpsemaid küsimusi küsima. Jällegi niimoodi võib öelda, et on mingi väike osakaal õpilasi, kes oskab, kes loomulikult nagu küsib neid õigeid küsimusi, aga noh, see tehisaru pädevus oleks see, et meil kõik õpilased nagu saavad aru, et jah, et küsimus on tähtis. Aga see tundub ju peaaegu isegi nagu ilus või selline natuke isegi poeetiline, et me valmistame ette nagu tuleviku maailma jaoks terve põlvkonna inimesi, kes oskavad küsida õigeid küsimusi. Kõlab väga ilus. On ju? Mis puudutab seda kirjandi näidet ja täpselt seda, eks ole, et kirjandi eesmärk on nii nagu Jaan just mainis, eks ole, siis et seda eesmärki täita on ju ka mitmeid erinevaid viise. Nii et me võime tõesti Eesti koolis küsida, eks ole, et kas kirjand on hetkel see, millega jätkata. Võib-olla see on suuline versioon kirjandist, võib-olla see ongi argumenteerimine sellises, võib-olla see on partnerlus õpetajaga, eks ole. Võib-olla see on hoopis seda tüüpi loominguline ülesanne, et sul ei ole nii-öelda, et sa mitte ise ei otsi need nagu argumendid, see küsimuse püstitus ja tulemus, eks ole, vaid sa saad mingid legoklotsid ette, sa saad mingid argumendid ette, siin nagu väitluse puhul ja nii edasi, eks ole. On erinevaid viise, kuidas seda sama oskust arendada, nii et küsimuse küsimine, ma usun, on kindlasti mõistlik, et kas tänases Eesti koolis, kas kirjand on see parim viis ja kas hindeline kirjand on see parim viis ja mida me siis tõesti ka seal hindame, eks ole, et nüüd väike ka nagu võib mõnes mõttes kõrvalepõige, eks ole, et kirjand ja me tahame, et see oleks ladus tekst, on ju, et hea eneseväljendus just ka sellises, eks ole, et võiks olla ortograafiliselt korrektne ja võiks olla hästi loetav ja nii edasi. Ehk siis kirjandil on mitu tasandit ja see eesmärk, et miski tekst oleks hästi loetav ja annaks sõnumit hästi edasi, siis mõnes teises kontekstis, võib-olla ka isegi mõnes mõttes kirjandi kontekstis, on väga okei kasutada tehisintellekti abi. Kui me valmistame ette mingisuguseid tekste, on need artiklid või teaduslikud artiklid või esinemist, mida iganes, teeme seda keeles, mis ei ole meie emakeel. Kui me soovime seal kasutada tööriista, mis täidaks seda eesmärki, et mu sõnum oleks paremini esile, et see oleks hästi loetav, siis see on väga okei. Aga sellega ma ju mitte ei asenda ära seda nii-öelda kogu oma seda argumenteerimise protsessi, vaid sellega ma tegelen lihtsalt boostin seda väikest nagu pealmist kihti, mis on siis see lõplik nii-öelda, see, mida teeb keeletoimetaja näiteks, eks ole. Et meil on see funktsioon on varem ka olemas, eks ole, teaduslikud artiklid samamoodi tihtipeale loetakse üle, varem loeti üle inimese poolt, nüüd loetakse võib-olla üle tehisintellekti poolt. Aga ongi, et me peame vaatama neid erinevaid kihte, et see ei ole nagu nii mustvalge, et nii, et kas nüüd kirjand on hea või ei ole hea, nagu, et okei, et kas laseme, kas AI-d võib üldse teksti töötlemisel kasutada või üldse ei või, Ma olen nagu kogu aeg mõelnud selle AI-le otsa vaadata. Ma mäletan seda hetke, kui esimest korda see ChatGPT avalikkusest nagu tuli, eks ole, siis tegin selle akna lahti ja siis see kursor vilgub seal, on ju, siis tead, et sul on vastas on nagu maailma kõige targem olend mõnes mõttes. Ja siis... Ega see olend on õige sõna, aga ütleme asi. Inglise keeles on entity on see sõna, ma ei tea, mis teiste keeles võiks olla. Ja siis ma mäletan seda tunnet, et ma lihtsalt ei osanud mitte midagi küsida ta käest. Ma lihtsalt vaatasin, ma arvan, 5 minutit vaatasin seda kursorit ja mõtlesin, aga mis mul talle öelda on? Mida mul vaja on tema käest, on ju? Ja eks siis hiljem on nagu vaikselt töövooguda nagu sisse tulnud. Aga siis ma olen kogu aeg hiljem mõelnud, et ta ühest küljest on selline nagu kõike võimaldav masin, on ju, aga et kui panna näiteks sama AI tööriista ette näiteks mind ja ma ei tea, Kaido Olet või nagu mind ja Florian Vaali või Nublut, on ju, või kedagi, et siis nemad tõmbavad samast tööriistast kindlasti välja oluliselt parema tulemuse kui mina. Seal ei ole mingit kahtlust, on ju. Kuigi meil on täpselt võrdses olukorras, nemad on ikkagi paremad. Et see mingi baasoskuste tase või see, mida sa nagu saada tahad või see, kuidas sa oskad küsida või see, mis su nagu visioon on, see ju ei, see jääb, see on sama ju, see ei kao ära. No selles suhtes, et see tähtis aspekt on esiteks siin see, et on võimalik, et
kui tehisaru liiga palju ja liiga vara kasutatakse, siis see baasoskus nagu väheneb ja sa ei õpigi ise nagu tundma, et mis on minu küsimused ja mis on minu oskused. Ja teine asi on see, et see näide on väga hea, sest see ütleb ka, et kui meil on Eesti AI ja T-hüpe, siis me ikkagi kõige tähtsam asi on nagu võimendada seda inimese komponenti seal. Et kui inimene on tark ja nupukas, siis tehisaruga ta saab vabalt hakkama ja ta oskab seda nagu peaaegu intuitiivselt kasutada, sest tal on juba õiged küsimused, tal on teadmiseid ja ta teab, mida tal on vaja veel juurde võtta. Nii et seetõttu jah, et me peame nagu seda mõtlema alati, et see kõik tehnoloogia võiks olla nagu inimkeskne ja võimendada inimest ja siis täpselt see juhtubki. See võib ka aidata võib-olla lähemale natuke sellele miks küsimusele ja väärtuste küsimusele, et kui me ka noortega räägime, eks ole, et see näide, et kui sa ei oska häid küsimusi küsida, siis on ka vastused kehvad ja on tulemus kehv, eks ole, aga et kuidas siis jõuda selle oskuseni, et küsida häid küsimusi, tähendab, et sul on vaja, esiteks sul on vaja ka teatud faktilist põhja, eks ole, või mingit nagu ekspertiisi, aga ka siis tõesti seda mõtlemise poolt, seda argumenteerimise oskust, probleemide lahendamise oskust, süsteemset mõtlemise oskust ja nii edasi, eks ole. Et sealt võib leida mingi teatud nurga, mis võiks aidata lapsel nii-öelda trenni teha, eks ole, et kui ta sinna kossuvõistlustele ikkagi pingi pealt nagu mängima ka saada, siis sa pead ikkagi trenni tegema, sa pead selle töö päeva lõpuks ise ära tegema, et see tehisintellekt teeb nagu mingi osa sellise nagu fassaaditööst, aga kui sa tahad tõeliselt kaugele jõuda ja partnerluses tehisintellektiga, siis sa pead suure osa tööst ikkagi ise tegema, et ehk siis see kõik, mis puudutab seda süsteemset mõtlemist, mis puudutab seda argumenteerimist, asjade seostamist ja nii edasi, see töö on sul vaja ära teha ja siis ongi hea, kui see AI on ka sulle treener, eks ole, mitte selline tuime järgija teener, kes lihtsalt laseb sul, eks ole, ütleb puhtalt seda, mida sa talt nii-öelda lihtsustatud kujul küsid. See võib-olla paralleel näide on ka, eks ole, ma ei tea, mõtleme kunsti peale, kunstnike peale, mõtleme mingi abstraktse kunsti peale, et mis seal siis ära ei ole, mingi kuup ja mingi ruut ja nii edasi, midagi nagu meenutab justkui nagu võib-olla mingid inimkujusid, et justkui on nagu midagi inimese moodi näiteks, eks ole. Ja siis võid justkui mõelda, eks ole, et ma ei tea, igaüks võiks seda teha, et ta niimoodi ka siis abstraktsel moel sarnaneks inimproportsioonidele näiteks. Päeva lõpuks tõenäoliselt avastad, et ei ole päris nii, et selleks, et abstraktsed kunstnikud üldiselt on ikkagi ka alustanud nagu päris maailma, reaalse maailma nagu uurimises, reprodutseerimist ja nii edasi, kus sa siis jõuad läbi abstraheerimise nagu lõpuks võib-olla selleni, et sul ongi väga abstraktsed kujundid, mis võib-olla kaudselt siis imiteerivad mingit teatud nagu proportsioon, eks ole. Aga sinnani on vaja jõuda, see ongi see nii-öelda nagu töö tegemise koht, et ma usun, et mõne vanema noorega on võimalik arutades nagu jõuda sarnasesse kohta ja küsida ka siis, eks ole, päeva lõpus on see sama, et okei, et kui sa lähed tööle, et kes siis keda juhib, eks ole, et sul on võimalik valida variant, et see tehisintellekt nii-öelda juhib sind ja sina muutud mingil hetkel hoopis tema natukene teenriks, eks ole, või kui sa tahad olla see, kes on päeva lõpuks nagu juht ja eestvedaja ja tuleb ka loominguliste ideedega välja ja eristub oma töökaaslast ja nii edasi, siis sa pead ikka selle töö ära tegema. Ma on teiega ka raske, ma vaatan siin on ju, proovin nagu küsida midagi, aga ma tegelikult ju ei tea, mida kõike ma võiksin tegest veel küsida, sest ma ei tea, mis teie sees peidus on. Aga meil on siin publik ja vaatame, et äkki on teil teistsuguseid küsimusi kui mul, nii et palun anda käega märku ja Katrini annab teile mikrofoni. Nii, palun siia. Kas meil koolides on mingid teie jutust viimatist, mis oli välja see, Nüüd läks palju paremaks ja küsimuse mõte siis on see, et mina ei tea, minule ei õpetatud koolis sedasama küsimuste küsimist või tegelikult ütleme siis ülesannete andmist. Mulle anti ülesandeid, ei olnud väga selge miks, aga neid anti ja see, et sa annad ülesandeid ja siis sa otsustad, mis on hea vastus. Et kas
kas keegi juba tegeleb sellega või kuidas see kooli jõuab selles suhtes, et ma ei tea mitte ühtegi kooli, noh, ma olen väga vana, aga siin kõrval nooremas versioonis, et kuskil oleks seda õpetatud, mida ma just ütlesin. Et sa mõtled küsimuste küsimust? See on siis ülesannete püstitamine ja juhtimine. Need kaks asja, mida ma ei ole väga näinud, et kuskil koolis õpetatakse. Jah, et selles suhtes osati on väga õigus, et tol ajal, kui enamik meist koolis käis, siis sellist asja absoluutselt ei tehtud. Aga tänasel päeval tegelikult Eesti kool on ikkagi väga kõva sammu edasi astunud, et meil on ikka väga vahvaid koole, kus esimesest klassist peale noored õpivadki just ise protsessi juhtima. Näiteks, et neil on nii-öelda tööjuhised, et mis nad peavad lõpuks ära tegema, kas nad ise teevad kõik otsused, mida, kuidas ja õpivad ise planeerima. Et see nii-öelda oskus ise ennast oma tööd juhtida ja ennast reguleerida on midagi, mida mitmed koolid teevad väga edukalt ja meie ka vaatame, et kui seda tehisaru asja siin tulnud ei oleks, siis oleks kindlasti see olnud kõige olulisem asi, mida võimendada, aga teistpidi öeldes isegi võib-olla tehisaru ajastul veelgi rohkem on see tähtis, et neid koole esile tuua ja teistes koolides ka seda arendada, just nagu siin läbi on ka käinud, et see laps, noor inimene oleks ise see, kes kontrollib kogu protsessi. Kui tahab tehisaru kasutada, siis kasutab. Aga kui ta näeb, et tal on oma asjad ja tal siin ülesandes ei ole vaja, siis ta mitte ei kasuta seetõttu, et on öeldud, et võiks kasutada, vaid ta lihtsalt teeb ise alati need otsused. Nii et jah, seda teed, meil on veel pikk tee minna, aga Eestis on sellised väga head näitekoolid olemas. Ma lisan võib-olla ka sinna, et jah, me oleme suurema hüppe Eesti koolides teinud ja liigume selles suunas ja samal ajal on ikkagi koolisüsteem meil väga hindeline. Ja me valmistame õpilasi ette eksamiteks ja kontrolltöödeks. Väheneb ja on vähenenud ja väheneb veel, aga igatahes, et praegu me oleme sellises kohas, et õpetajad tegelevad ka selle poolega, eks ole, see küsimuste poolega, aga tihtipeale või aeg-ajalt vähemalt siis õpetajad ka tunnevad, et nad ei saa jõua mõlemad korraga teha, et on vaja eksamiks ette valmistada, on vaja, eks ole, materjali on nii palju, see on vaja läbi töötada ja nii edasi, et tekib tunne, et ei ole justkui aega seda tüüpi asjade jaoks. Et praktikas on ka see, et mis õpetajad aeg-ajalt räägivad, et kuivõrd see nii-öelda tunnikavad ja aasta kavad on nii kukil ja kuna meil on ka ju süsteem, eks ole, et meil on ikkagi selline ühesuunaline õpetamise viis, meil on see tarkuse ankur õpetaja ja siis on lapsed, kes enam meie ajal meie ajal olime seal väga passiivsed, nüüd on natuke mitte enam nii passiivsed, aga ikkagi see on laias laastus selline ühesuunaline, eks ole. Ja siis ongi ka õpetajal väga keeruline, kui tal on vaja 30-20 erineva õpilasele õpetada uut materjali, õpilased on kõik väga erineval tasemel, testid on tulemas, et siis leida aega ka niimoodi, et rohkem nende teiste oskustega tegeleda. Ja kõige selle lõpuks ilmub ajakirjanduses ikkagi mingi pikk artikkel, kus on kõik Eesti koolid reastatud keskmise eksami hinde järgi. Ja siis ma ütlen, et näed, saad seda, mida mõõdad. Küsimus? Jaa, Kostapist, jah? Jah. Mina olen Tõnis. Mul on sellise lihtsa lapsevanema 2 väga lihtsat küsimust, millele ilmselt raske küll vastata, aga ikkagi. Mis vanuses oleks siis mõistlik ühele lapsele isiklik nutitelefon soetada, näppu anda, et Liis kirjeldas, et temal on kodus, eks ole, 9-aastane, kellel on veel nuputelefon, et minu isiklik selline anekdootlik kogemus elus on, et tunne on pigem, et enamikel 9-aastatel ikkagi on juba nutiseade ja olla ainuke näiteks klassis, kellel ei ole, võib olla ka keeruline. Et see on esimene küsimus, sest nutiseade ju avab igasugu neid ekraani aja ja muid Pandora laekaid, mida Hendrik siin hästi kirjeldas. Ja teine küsimus, et millises vanuses või mis klassis siis võiks lapsele kodus tutvustada AI-d, ChatGPT-d või mõnda muud vormi, et seda näidata ja õpetada, kuidas kasutada. Aitäh, ma vastan lühidalt, sa saad pikemalt vastata. Et mõnes mõttes see vastus mõlemal juhul on see, et see õige vanus on siis, kui sellel lapsel on piisavalt teadmisi nendest probleemidest ja sellest, et mis tööriistaga tegu on.
noh, et näiteks nutiseade, et kui see lapsel on hästi ära selgitatud nagu, mis on head küljed ja teiselt poolt ka see, et teised lapsed kõik seal mingid mänge mängivad, et see ei tähenda, et sina peaksid seal mängima, siis noh, et kui ta läheb kooli, siis otseselt ma arvan, et ei ole probleemi, et võib ka enne 9. eluaastat see kätte anda, kui tal on need teadmised. Ja sama käib natukene tehisaru poole juurde ka, et kui te ise olete valmis nagu selle oma lapsega seal istuma selle arvuti taga ja talle selgitama, et näe, see on selline süsteem, see ei ole mingi võlusüsteem, näe, ta teeb vigu, on ju, ja selgitate ka, et no näed, et ega tegelikult kõiki kooliülesandeid ei tohi ära teha, sellepärast et noh, siis sa ise ei õpi midagi, noh, siis võib-olla see vanus võib olla ka seal algkoolis, eks. Lihtsalt ta ei tohiks algkoolis olla nagu oluline õppeprotsessi osa, sest nagu ma enne ütlesin, siis õpilastel on sel ajal vaja väga palju asju oma ajus üles ehitada. Ma arvan, nutitelefoni puhul ongi see küsimus, et noh, et mille jaoks tal seda vaja on ja milliseid nutitelefoni funktsionaalsusi sa tunned, et su laps päriselt praegu vajab. Ja vastavalt sellele siis tehakse otsus. Et lisaks sellele, et on olemas, eks ole, nuputelefonid, on olemas ka nutitelefonid ilma internetita või nuputelefonid internetiga ja nii edasi, nagu et see jällegi ei ole niisugune nagu kõik või mitte midagi, eks ole. Kui sul juba on lapsel nutitelefon, juba on see internet, siis on endiselt valikud, eks ole, et millised on ju äpid seal peal on ja millised piirangud ja nii edasi. Et kui su laps on sellises vanuses, et tal on vaja telefoni eelkõige selleks, et kontakteeruda oma vanemaga, siis seda pakuvad tõepoolest nuputelefonid, pakuvad siin kellad ja muud lahendused. Sul ei ole vaja tutvustada neid tehnoloogia Pandora laekaid lapsele, kes neid funktsionaalsusi veel ei vaja. Et seal ei ole selles mõttes ju väga selget, eks ole, vanusepiirangut. No samamoodi minu 6-aastane laps, kellel ei ole telefoni, eks ole, selle sama loogikaga, et meie käime tal lasteaias järel, ise ta ei liigu ja meil on kokkulepe, et kui sa hakkad ise liikuma kuskile, kas trenni või kooli, kui iganes, et siis me räägime sellest ja siis vaatamegi, et kas see on siis kella kujul või on see midagi muud. Väga nagu no ma arvaks, et jah, reaalsus on küll see, nagu Tõnis ka välja tõi, et tõenäoliselt väga paljudel 9-aastastel siiski need telefonid on ja see on ka eraldi oluline teema tõesti, et mis juhtub siis, kui laps tunneb ennast liiga teistsugusena, kõrvale heidetuna ja nii edasi, eks ole, et kui on see eeldus, et näiteks kõikidel sõpradel on ja tal ei tule. Ja siin tuleb mängu see, mida Jaan on siin juba paar korda ka maininud, see kommuunide teema nii-öelda. Me ei saa jah, üksik vanemana oma last, noh, nad ei ole isolatsioonis, me ei saa nagu puhtalt sellega, et näed, aga jah, kõik teised nagu teevad, aga vot sina ära tee, eks ole, et jällegi väga kaugele ei jõua, mingis vanuses on sellel teatud mõju, mingis vanusest unust ära, eks ole, sest sõbrad on juba tähtsamad. Aga üks moment. Kas sa juba oled saanud osa vastusest? Jaa, võib-olla selle AI kasutamisest liig. Üldreegel on minu andmetel, parandage mind, üldreegel on see, et õige aeg lapsele asjadest rääkida on siis, kui nad oskavad ise selle kohta küsida. Kui ta on juba midagi kokku puutunud ja ta hakkab juba ka küsima ja see võibki olla, eks ole, mõnikord võib-olla ongi 8-aastane, mõnikord on 6-aastane, eks ole, mõnikord on 10-aastane, aga see on nagu see üks indikaator, mille järgi vaadata. Ja teine asi on see, et sa saad ka muidugi ise testida, et kas ta juba midagi teab, kas juba nagu olukord on nii-öelda küps ja siis sa saad ka, eks ole, mõne küsimusega rääkides, eks ole, et noh, et kas sa juba tead midagi, ma ei tea, keegi kasutab ja nii edasi. See laps ise näitab ära, kui palju ta on valmis vastu võtma, vastavalt sellele, et kuidas ta sulle vastab ja mida ta nii-öelda nagu vastu küsib. Sul ei ole vaja algkooli lapsele tutvustada seda, kui sulle tundub, et ta nagu ei tea sellest midagi, ta ei ole midagi kuulnud ja ta nii-öelda nagu tal ei ole vaba ligipääsu seda kasutada. Kui tal on vaba ligipääs, noh, siis sa pead natukene muidugi varem nagu kõnetama neid. Ja sealt järgmine etapp on see, et ta tuleb ja ütleb sulle, et sa ei tea midagi sellest, et sa oled vana ja sa ei saa üldse aru, kuidas asjad tänapäeval käivad. Palun.
räägiks korraks personaliseeritusest ja privaatsusest ka. Et kui ma insenerina mõtlen, siis personaalsed õpiteed on õudselt lahe asi ja kogu tuleviku õppimine peakski ju nii käima, et masin aitab igaühel parimaks versiooniks iseendast saada. Aga kui ma mõtlen lapsevanemana, mida Google minu kohta teab, siis ma ei ole kindel, et ma tahaks oma lapse kõiki nii-öelda jala ja sõrmejälgi igale poole masinasse jätta nii rikkalikult. Et kuidas teie sellele vaatate? Jah, et personaliseeritud õpe on ka selline buzzword, mida hästi palju on kasutatud, aga kui me oleme minu uurimisgrupis nagu uurinud seda, siis esiteks näed, et see personaliseeritud õppe ajalugu, nagu see idee ka läheb sinna, mitte päris 100 aastat taha, aga ütleme 80 aastat, natuke rohkem, on seda mõtet, et et teeme masinad, mis personaliseeritult võimestavad. Ühesõnaga, see on palju enne tehisaru aega juba olnud ja seni selle põhjal saame öelda, et tulemused on pigem kesised. Et ta nagu võimestab natukene skoore mingites teatud ainetes, aga üldiselt ei ole absoluutselt selge, et kas see nagu tasub ära. Ja võib-olla nagu siis meie üks argument, kui me arutasime siin ka Eestis nagu seda, et kuivõrd nagu seda nii-öelda, see oli enne tehisaru tulekut, et kuidas seda personaliseerimist, kui palju seda teha, siis üks meie argument oli, et no aga vaatame, mis riigid on nagu maailma tipus nagu personaliseeritud õppes, tehnoloogia personaliseeritud õppes. Te teate vist vastust, eks? Hiina on ju. Ja et kas me tahame olla see riik või tegelikult on võimalik personaliseerida, aga mitte tehnoloogia abil, vaid nagu just selle abil, et me nagu üritame teistmoodi võimestada seda erinevust lastes ja mitte nii, et nad on kõik nagu eraldi siis kas mingi süsteemi taga. Ja lisaks tulevad siis kõik need ka privaatsus ja andmeprobleemid, mida teie seal mainisite. Nii et meie üks vaade, sellele laiem vaade ongi ja mõnes mõttes on seda juba olen ka mitu kord öelnud, et tehnoloogia või siis ka tehnoloogia abil personaliseerimine või tehisaru ei peaks olema eesmärk omaette. Me alati peamegi, nagu siin on ka läbi kõlanud, nagu võtma kõiki neid asju arvesse ja mõtlema just, et kus on see nutikas koht, kus meie riik saab teha tegelikult selle järgmise innovatsiooni ja hüppe. Et hüppe raames me mingeid asju proovime, aga nagu ka vastusena teile ütlesin, et see ei pea olema ilmtingimata nii, et see tehnoloogia on see, mis meid viib nagu edasi, vaid tehnoloogia kombineeritud sellega, et koolides õpetatakse paremini ka nagu iseennast juhtima, ennast reguleerima ja näiteks ka see, et milliseid andmeid ma tõesti nagu enda kohta üldse kuskile Google'ile või kellelegi teisele luban, eks. Ma ei tea, Liis tahad täiendada midagi? On ka ju väga tõesti erinev olukord, eks ole, et jällegi, et mis lahendust sa kasutad ja kuidas neid andmeid seal kasutatakse, eks ole, et Eestis on meil siin kohapeal väga palju pädekavaid ja võimekaid haridustehnoloogia lahendusi ja nagu päris päeva või siin õhtu alguses ütlesin ka üle 100 oleme kokku lugenud. Ehk siis ma julgustan ka kui otsite nagu erinevaid lahendusi või õppimist toetavaid tehnoloogilisi lahendusi, et siis vaadake ka seda poolt, et mis meil on Eestis olemas. Ja see ei tähenda, et kõik need lahendused nüüd järgivad kõiki neid põhimõtteid, neid häid põhimõtteid, millest me täna oleme rääkinud, küll aga mitmed siiski järgivad ja suur osa nendest liiguvad selles suunas, et ka teatud nagu muudatusi teha. Ehk siis jällegi, et et ei ole ju sama, eks ole, et kas ma ehk siis on erinev, millist lahendust ma kasutan, kuidas need andmed seal on hoitud ja nii edasi. Seda tuleb vaadata. Täna me rääkisime põgusalt ka sellest, et õpetajatel on autonoomia, mis on suurepärane asi, küll aga vajavad me õpetajad ka hetkel tuge selle poolega just, et aidata ka hinnata, aga mis puudutab nüüd haridustehnoloogia lahendusi, et millised siis on konkreetselt nende vastavale klassile, vastavale teadmiste tasemele abistavad lahendused ja millised mitte. Ja lapsevanemana meil on tegelikult ju see samasugune vastutus, et vaadata konkreetse lahenduse puhul, kas see on mõistlik ja mis saab nendest andmetest seal. Nii, mul on veel küsimusi. Ja Henrik, sa ütlesid väga tabavalt, et sa saad seda, mida sa mõõdad, et mida me TI-hüppe puhul mõõdame või kas seal on mingid mõõdikud paigas, et mida jälgitakse nagu mõõtmise mõttes? No jah, algusest peale meile öeldi, et TI-hüppe ei ole mingi teadusprojekt,
aga meie ütlesime, et tegelikult võiks olla, sest et kui me riigina nagu tahame nagu tõesti aru saada, et mis me tegime halvasti, mida saaks paremini, siis me peame mõõtma. Nii et tegelikult praeguseks võib öelda, et ta on ka teadusprojekt ja mida me mõõdame, siis ongi see, et kuivõrd õpilastel muutuvad õpipädevused, näiteks oskus siis oma vigadest paremini aru saada, kuidas nad mõtlevad üldse õppimise protsessist, aga näiteks mõõdame ka tehisaru kirjaoskust selle projekti raames. Ja meil on mõõdikuid on kümneid, nii et ma kõiki ei hakka ette lugema, aga võin öelda, et jah, et me oleme sellest teinud projekti, kus me üritame vähemalt aru saada, et kas tiihüpe mõjutab midagi ja mis need konkreetsed asjad on. Mis asi on tehisaru kirjaoskus? No osati asi, millest oleme täna palju rääkinud, et kas õpilased nagu või inimesed saavad aru, et mis see tehisaru on ja kuidas temast kõige paremaid vastuseid kätte saada. Näiteks üks küsimus seal tehisaru kirjaoskust Eestis on see, et millest oleme täna rääkinud, et inimene kurdab, et ta saab tehisarut ainult väga üldsõnalisi vastuseid, mida ta arvatavasti teeb valesti. Ja siis seal vastused on erinevad, on ju, aga üks vastuse variant on siis see, et ta kirjutab liiga üldsõnalisi viipasid, eks. Ja siis läbi selliste asjade üritame aru saada, et mis on siis see õpilaste tehisaru pädevus ja kas see, et kui nad teevad tiihüpet, kas see tehisaru pädevus tegelikult tõuseb. Ja. Nii, väga hea. On veel küsimusi? Jah, väga tore. Palun. Tere. Nii, kas on kuulda nüüd? Ja mina olen Helen, 3 lapse ema ja ma küsin, me oleme rääkinud, et kuidas me siis lastele seda kas võimaldame või võimalda, aga äkki esinejad ka räägivad, et kuidas te ise hea eeskujuna ise AI-d kasutate ja kas te tahate, et ka teie laps teatud aastate pärast kasutaks just täpselt samamoodi, et kas pigem sellise Eesti entsüklopeediana, et ammutada sealt teadmisi või pigem siis sellise kratina, et kuule, tee mul see töö ära, et lihtsalt võib-olla mõned näited, et kuivõrd eeskujuks te ise olete? Ma toon ühe konkreetse näite, et seda vastust võiks pikemalt anda, aga näen kella ka, et ma toon ühe konkreetse näite, et kuna minu nii-öelda tööülesanne, mitte ülesanne, vaid ma olen ise võtnud, on see, et nagu kui uus tehisarusüsteem tuleb mingi uuendus, et ma alati üritan neid murda, nagu leida mingisuguseid näiteid, kus see tehisaru ikkagi eksib ja annab nagu lihtsalt rumalaid, mitte inimlikke vastuseid. Ma kasutan neid oma loengutes, ka siin raamatust on mõned ja oma tudengitega arutan nende üle. Siis mida ma tegin, oligi siis see, et mingi hetk mul on 10-aastane ja 12-aastane on ju, et ma kutsusin nemad ka ja siis näitasin neid vigu, mida tehisarusüsteem teeb, et muidugi ütlesin, et see on äge süsteem ja teeb lahedaid asju, aga et üritame seda tehisarusüsteemi murda nii-öelda vaadata, mis on tema piirid. Et see oli harjutus, mida me koos tegime ja et vahel ikka tulevad, et kuule, mul tuli üks uus mõte, et proovime seda ülesannet ka. Ja, et see on lihtsalt nagu selline üldine suhtumine siis, et need on ägedad süsteemid, aga me suudame leida praegu veel vähemalt viise, kuidas nad ka süstemaatiliselt eksivad ja mitte inimlikke vastuseid annavad. Minu näide on selline katsetamise soodustamine ehk lähenemine siis ka AI-le ja tööriistadele kui läbi niisuguse avastamise aspekti. Ehk siis testida erinevaid tegevusi, jagada siis natukene, mul on veel suht väiksed lapsed, aga et veidi ka nendega jagada, eks ole, ja seda poolt ma julgustaksin küll ka hiljem oma lapsi tegema, et tõesti see katsetamine ja siis nagu kokkuvõtmine, eks ole, et mis ka erinevate, eks ole, AI nagu tööriistade puhul, et mis oskab ühte asja paremini, mis oskab teist, mis asi õnnestus hästi, mis mitte, millised viisid õnnestuvad, eks ole, nagu kuidagi paremini, et kas mul on parem tulemus see, kui ma kasutan seda AI-d niisuguse sparringupartnerina ja genereerime koos ideid, eks ole, kas mul on parem tulemus, kui ma võib-olla kaasan veel mõned sõbrad ja siis näiteks selle AI tööriista, on ju. Et see on võib-olla niisugune üks nagu näide, mida ma arvan, et mu enda lastega läheb ka tõenäoliselt kasutusse ja läheb ka kindlasti sellise nagu juhendatud nagu keskkonnas. Niimoodi, et mina olen ka osas, ma ei pea olema aktiivne osaline,
aga ma olen osa sellest reflekteerimise protsessist. Nii, meil on 2 minutit, ühe küsimuse võime veel võtta, kui on. Jaa, on küll. Mul oleks väga konkreetne küsimus. Ehk siis, et mis on see struktuur, millel hüpe põhineb, ehk siis, et kas see tugineb ainult õpilase tahtejõul ja eneseregulatsioonil, et ta kasutaks seda etteantud kohitsetud AI-d, mitte pöörast chatti, kes on sul kohe seal kõrval, sest nii nagu siin enne sai öeldud, et lapsed on väga pragmaatilised. On trennid, on sõbrad, on mängud, aega ei ole, tähtaeg on kukil, see ajalugu mind ei koti, eesti keel on nõme, inglise keel on tulevik. Noh, mis iganes, meil on uus aeg, milles sellised kõbid nagu täiskasvanud üldse aru ei saa. Ehk siis, et mis on see, mis sunnib last tegema seda valikut, et kas tema saab sealt ka midagi tagasi, mis peaks justkui innustama teda selles katseprojektis osalema. Ja põhjus, miks ma seda küsin, on see, et ta võib ju teada ja ta võib ju aru saada, nii nagu täiskasvanud, et uni, toitumine, trenn, kõik see on oluline, aga tunduvalt lihtsam on mitte minna trenni, mitte minna magama ja teha seda kõike muud. Ehk siis minu argument tugineb lihtsalt sellele, et kui me lähtume, et sa pead saavutama tulemuse tahtejõuga ja see keskkond seal seda ei toeta, siis seda ei ole väga kauaks ja minu kogemuse järgi ka noorel seda tahtejõudu ei jätku väga kauaks. Jah, otse loomulikult, et see on see probleem, miks see TI-hüppe on äge projekt, aga ta on võitlus tuuleveskitega, sest me võitleme kogu selle, ma nimetan seda siin raamatus lollusajajoonega. Võitleme sellega, et meie ümber on algoritmid, mis kogu aeg üritavad seda tähelepanu ära võtta, eks, ja me kogu aeg üritame tagantpoolt võidelda, kaardida meie vastu. Aga midagi me peame proovima, eks, et see on see, milles meie riik tugev on, et isegi kui olukord on sitt, siis me üritame sellest nagu midagi teha. Nii et siin antud juhul me oleme vähemalt toonud selle võimaluse, et õpilastel on selline sparringupartner ja treener. Me oleme üritanud õpetajatele anda materjale ja võimalusi, et kuidas selgitada, miks seda teha, sest kõigest ei pruugi piisata, aga mina ise alati mõtlen nii, et mina ei taha, et nagu mina ise tunneks pärast, et mina ei teinud endast kõik olenevat. Mina olen teinud asju, TI-hüppe, väga ägedalt teinud asju. Kõiki asju me kahjuks ühiskonnas ei saa muuta ja seetõttu meil ongi vaja ka kõikide teie abi, eks? Sest see muutus ei tule lihtsalt sellest, et me teeme parema tehnoloogia või see muutus ei tule lihtsalt sellest, et meil on sihtasutus või et me koolitame õpetajaid, vaid see muutus saab tulla ainult siis, kui ongi, kõigil on arusaam, et miks me seda teeme ja me oleme seda riigina kommunikeerinud, oleme seda lapsevanematena oma lastele väikesest peale selgitanud, et mis üldse on õppimine, mis on mõtlemine ja miks me seda kõike teeme. Ja see vastus, mida mina olen öelnud, on see, et me tahame ise olla vabad inimesed, me tahame, et meie lapsed on vabad. Vabad saame olla ainult siis, kui me teame asju, oskame asju ja suudame ise ka mõnes olukorras teistmoodi mõelda. See ei ole lihtne võitlus. See on võitlus tuuleveskitega, aga mis alternatiiv on? Kas meil tekivad, ma ei taha niimoodi nüüd lõpetada. Ma tean, me tiksusime nulli. Need on nagu 1,5 tundi praegu täitsa oleks lörri kõik. Kas meil tekivad mingid AI native'id? Ma näen, ma vaatan, kuidas noored inimesed või minust nooremad inimesed toimetavad sotsiaalmeedias. Need, kes kasvasid sellega üles. Nad on üliosavad selles, eks ole. Kas või võtad mingite shortside ja reelside kokkupanemised, eks ole, ja nad on käivad, mõne jaoks on see müük, mõne jaoks on see turundus, mõne jaoks on see eneseväljendus. See on üks tööriist nende arsenalis. Mul ei ole sellist tööriista, ma ei oska tegelikult seda. Et ma mõtlen, kas need AI native'id ka tekivad, need inimesed, kes päriselt tõmbavad sellise mängleva kergusega sealt neid õigeid ägedaid vastuseid välja ja päriselt on nagu üles kasvanud sellega ja oskavad temast võtta seda kasu, mida mina tegelikult juba olles sellest põlvkonnast, kus ma olen, mehaaniliselt õpin, on ju. Mul ei tule see nagu üleskasvamisega kaasa. Mõnes mõttes see vastus on natukene, et ta sõltub teemast. Näiteks koodi kirjutamises võime ette kujutada, et tõesti siin on need noored, kes praegu õpivad nagu tehisaruga koos koodi kirjutama, nad saavad mõne aasta pärast või juba praegu on mõnes asjas väga palju efektiivsemad. Aga teised teemad, mis on nagu siis nagu mingitele suurtele ja keerukatele küsimustele vastamised, võivad vajada esiteks seda, et selle inimesel on nagu teadmised ja muud asjad, et see, et sa väiksest peale nagu tehisaruga teed, see ei pruugi sind nagu ilmtingimata nagu sellest targemaks teha, vaid et sul on vaja seda tehisaru nagu õigel ajal õiges kohas.
aga üldiselt muidugi. Aga võib-olla nad õpivad ka seda nagu nii-öelda töö käigus või elamise käigus, et ega nad ei ole ka nagu ogarad, et nüüd 99% ärkveldud ajast kõik käib ainult tehisaruga, et ei tea, ega on ka selliseid, kus Ameerikamaal teame selliseid näiteid ka, eks on ju. Aga üldiselt kahtlemata me õpime, me muutume, võtame nendest, üritame sest tehisarust võtta ka nagu selle hea ja loota, et siis noored mitmes aspektis on meist targemad. Ja ma sain selle optimismi ikkagi kätte. Liis, kas sa suudad optimistlikult lõpetada või ma küsin muidu järgmise küsimuse? Ma usun, et inimkond ja evolutsioon on nii palju võimas ja tugev küll, et jäävad alati mingi hulk inimesi, kes edasi nagu õpib. Ja see on see teine pool. Loodame, et nad kannavad nagu seda ülejäänud seltskonda edasi ka ja motiveerivad ka, aga... See on optimistlik. Okei, minu vaates nagu alternatiiv on nagu sükene ühiskonna nagu lõpp ja me oleme ainult nagu robotitele allunud. Sellest on parem, ma olen nõus. Jah, olen millega sa võrdled. Meil on nagu pisike arv. AI native'id, jah. Me oleme ju ka praegu siin selles mõttes nagu, ma ei tea, interneti native'id või käisin hiljuti Serbias ilma internetita, taas avastasin, et mida kõike peab enne rohkem tööd tegema, et liigelda võõras kohas ilma internetita ja nii edasi. Ja kindlasti saab olema palju noori inimesi, kes on selles osas pädevamad, kui neil jääb alles sisemine õppimise huvi, olgu siis ka see digilahenduste õppimine, eks ole. Kui see jääb alles ja on neil ka teadmine, kui nad on nii-öelda nagu varasemas eas piisavalt ka oma motoorika poolega tegelenud, enda tundma õppimisega tegelenud, mis on nende huvid ja tugevused ja nii edasi, iseseisvuse arendamine, iseseisvumine on toetatud ja nii edasi, siis nemad saavad võtta need tööriistad, et enda aju võimendada ja tõmmata loodetavasti ka ülejäänud kaasa. Kas see oli küll ülioptimistlik ju? Oli nagu enne oli liiga vähe, eks ju. Aitäh, muidu me ei ole seda ära saa. Muidugi, meil on juba üle aja läinud ju. Oleme üle aja. Kuulge, aga aitäh teile ja aitäh siia, kes tulid kohale ja aitäh YouTube'i vaatajatele.